Aitäh Kerlile selle toreda ilmateate eest ja täna hommikuste uudiste eest, mis olid enam-vähem sellised toredad ja positiivse poole peale kirjutatavad. Päev väga hästi. Meie aga nüüd pöördume kööki kõigepealt teoreetiliselt, sellepärast et õige pea toimub suure rahvusvahelise kokandusvõistluse Bocuse d'Or suur finaalvõistlus. Ennem seda veel aga Euroopa poolfinaal või eelfinaal, kuidas iganes soovite. Sellest võtab osa ka Eestit esindav Dmitri Roos, kes mäletatavasti mõned ajad tagasi võitis siis Eesti Bocuse d'Ori võistluse. Ja meil on täna hommikul väga hea meel tutvustada teile meest, kellel on minu meelest väga põnev ja huvitav ülesanne. See on siis koka treenimine, Dmitri Roosi treenimine selleks võistluseks ja tema nimi on Pierre Mathon. Bonjour. Bonjour. Kui palju treener oma hoolealuses tegelikult teab treeningperioodil? Kas te teate, mida Dmitri Roos praegu kell 8:30 teeb? Combien vous, comme entraîneur, savez de votre cuisinier que vous entraînez? Qu'est-ce que fait Dmitri Roos à cette heure-ci, à 8h30? Aujourd'hui, c'est un moment important car il prépare l'avant-dernier training. Et le training, c'est très important. Nous devons faire travailler sur le concours 5 heures. Pas 5 heures, 2, 5 heures. Donc, il faut bien faire les choses, bien les cuisiner, et dans le temps. Et à Genève, ça sera dans le bruit, beaucoup. Il y a beaucoup de bruit. Ja muidugi Genfis on palju pinget, palju nerveerimist. Mismoodi see treenimine käib? Kas ongi konkreetne päevaplaan ja päevast päeva üks ja seesama? Me saame väga hästi aru, kui on vaja jooksuks treenida, et siis inimene jooksebki 10 kilomeetrit. Mismoodi treenida selliseks tippkokkade võistluseks? Comment ça se passe l'entraîner un chef, un cuisinier? Nous savons bien comment ça se passe avec le métier de sport, mais avec le métier de cuisine, comment ça se passe? D'abord, il faut une condition physique importante parce que c'est un grand travail. Muidugi on vaja ka füüsiliselt head ettevalmistust nagu sportlastel ja me peame olema kontsentreeritud, keskendunud pikkade tundide vältel, me peame ette valmistama retseptid ja pärast peame me korraldama praktiliselt kogu töö. Ühelt poolt siis retseptid, teiselt poolt kõik need tooted ja ka see aeg, mis on meil ette nähtud. Kui palju te peate tegelema selle vaimse poolega, ehk et tõepoolest hirm ei halvaks koka käsi, kui on tippvõistlusega tegu? Combien vous vous occupez avec le côté mental de ce travail? Comment vous évitez le trac? D'abord, on essaie de travailler dans le bruit pour se remettre dans les conditions du concours. Suhteliselt lärmakas keskkonnas selleks, et panna ennast selle võistluse sellise tingimustesse. Ensuite, mon rôle est de calmer, minu roll on ka rahustada kokka, sest konkursi ajal ei ole ma enam köögis seespool, aga ma olen siiski otseses kontaktis Dmitriga ja tema meeskonna. Et il faut que je regarde le temps, ja ma pean vaatama seda, kuidas aeg edasi liigub, kuidas on puhtusega, kuidas kogu töö kulgeb. Nii et ma pean selleks seal olema, et ta midagi ei unustaks. Parce que le travail, nous travaillons depuis 6 mois. Sest me oleme koostööd teinud juba 6 kuud nende retseptide kallal. Ja nüüd võib öelda, et me oleme valmis retseptide poole pealt. Kuid me peame tegema enam tööd kogu selle konkursi kontekstis. Dans le contexte. Kogu selle konkursi kontekstis. Kuidas üldse kokkade treeneriks saadakse? Mille poolest see erineb ühest lihtsalt heast kokast? Mida peab treener oskama lisaks veel? Comment on devient un chef-entraîneur? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Il faut de l'expérience et une certaine on vaja kogemust ja teatud kulinaarset kultuuri. Est un pays pour moi Eesti on minu jaoks praegu väga oluline maa kulinaaria seisukohast. Ja ma ei ole mitte ainuke, kes nii arvab. Väga tihti kohtun Paul Bocuse'iga, kuna ta on minu isiklik sõber ja räägin talle ka Eestist, räägin talle oma rollist siin Tallinnas. Il a toujours cette réflexion en disant, mais l'Estonie est un petit pays, mais ça devient important. Ütleb, et Eesti on küll väike maa, kuid ta on muutumas üha olulisemaks ka kulinaarias. Juba teist korda Eesti tuleb osalema Lyoni Bocuse d'Orile, Genfi eelvõistlusele. Ja palju imetlust on prantsuse kokkade poolt Eesti suunal. Eesti on teinud väga palju tööd selles valdkonnas, nii kokad
Dmitri Demjanov, kes on teinud suurepärast tööd kogu kulinaarse kokakunsti kultuuri seisukohast. Bermaton, viimane küsimus. Dmitri Roos, olge head, palun pange korraks nüüd teleka hääl kinni ja minge ise teise tuppa. Aitäh! Kuidas Dmitri Roosil selle võistluse tegelikult läheb? Mida te olete näinud, kui hästi Bermaton, kui hästi Dmitri Roos selleks võistluseks valmis on? Qu'est-ce que vous pensez, quelles sont les chances de M. Rose? Dmitri Roos ei kuule seda praegu, te võite rahulikult rääkida. Il ne vous écoute pas en ce moment, donc vous sentez libre. Non, je pense qu'il a des chances. Je pense qu'il a Ma arvan, et tal on päris head šansid. D'aller à Lyon, ça c'est sûr, puisqu'il y Kindlasti a on une tal première šanse sélection edasi minna européenne à Genève, Lyoni lõppvõistlusele, sest Genfis toimub ainult eelvoor. Candidats sur 20. Nüüd 12 kandidaati 20-st lähevad edasi Lyoni ja ma arvan, et selles osas probleemi ei ole. Ja kui me Lyoni jõuame, siis hakkame tööd tegema teiste asjade kallal, siis selle aasta sügisel teiste retseptide kallal, kuna ka lähtematerjalid ja toorained on teistsugused. Kuid nähes Dmitri poolt tehtud tööd tänase päeva seisuga, ma arvan, et ta võib tulla 10 esimese hulka maailma ülemaailmsel võistlusel. Ma arvan, et on seda väärt. Kõlab väga hästi. Bermaton, imetlusväärne. Suur aitäh seda tööd tegemast. Dmitri nüüd võib tulla teleka ette tagasi ja treeningud siis jätkuvad selleks, et juuni alguses osaleda 7.–8. juunil sellest Genfis toimuval eelvõistlusel ja ma tean, see peaproov toimub selle nädala lõpus reedel. Nii, aga meie läheme nüüd kööki.